Tere ka minu poolt, mina olen siis Merjan Savile ja mina esindan siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumit siin. Ja mind kutsuti siis rääkima, et kuidas siis pärandsorte üldse saaks turustada, sest tegelikult on seni olnud see veidi keeruline. Nii, siin on siis see. Ja miks ma sellest räägin, on just sellepärast, et kõiksuguste taimse materjali turustamiseks on siiski olemas reeglid ja reeglid on kehtestatud Eestis valdavalt seaduse ja ministri määrustega ja need siis näitavad, mis võimalused on toota ja mis kvaliteedinõuetele peab siis see materjal vastama, mida siis tarbija saab osta. Ja kõik see, mis on taimse materjaliga ehk siis seemnete, mugulate, pistokste, istikute ja sarnase taimse materjaliga seotud, see on meil siis reguleeritud taimede paljundamise sordikaitse seadusega. Ja sellest aastast siis 1. jaanuarist jõustus üks muudatus, kus siis me kehtestasime erandi, et seadust ei kohaldata väikeses koguses turustatavate vanade sortide ehk siis pärandsortide, hobiaednike sortide, maasortidega, kuidas keegi neid nimetab, selle seemne ja paljundusmaterjali suhtes. Mida me seadusega aga ei reguleeri? Me ei reguleeri rohevahetust. Ehk siis, kui inimesed kogukondades, eraisikud omavahel vahetavad seemneid, materjali, seda me seadusega ei reguleeri. Mõningad mõisted, nagu ma juba korra mainisin, siis vanad sordid on, neid nimetatakse pärandsordiks, hobiaednike sortideks, aga otsest mõistet kui sellist ei olegi pärandsortide kohta. Pärandsorte nimetatakse siis sortideks, mida on kasvatatud aastaid, leidsin kirjandusest, et üle 50 aasta loetakse, et sisuliselt nõukogude ajal levinud sordid võiks olla juba pärandsordid. Ja neid sorte on siis põlvest põlve edasi kantud nii perekonna või siis kogukonna kaudu. Ja seaduses on ka reguleeritud termin nagu turustamine, ehk see tähendab, et müügiks pakkumine, müügi eesmärgil omamine, müümine või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine. See tasuta võibki olla see, et mida siis, et mina annan sulle ühe seemne, sina annad mulle teise sordi seemne vastu, et seda ka loetakse turustamiseks. Et pärandsorti, mis teda siis iseloomustab? Pärandsort on geneetiliselt mitmekesine, ta on rahvaselektsiooni-sort. Ta on tegelikult ju meie kultuuri väärtus, sest ta on ju mõningad on aastasajandid meil Eestis juba püsinud ja seda ikkagi hinnatakse neid sorte. Valdavalt need sordid ei ole sordilehes, ehk siis see on selline nimekiri, kus hoitakse sorte, nad on kogu aeg püsivate omadustega ja neid paljundatakse ja turustatakse. Ja neil on nagu mingisugune, sordil on nagu omanik olemas, kes siis vastutab, et see sort on säilinud. Aga pärandsortide puhul ei pruugi see nii olla. Pärandsordid on tegelikult ka nüansirikkama maitsega. Miks me neid tahame, ongi sellepärast, et tal on midagi erilist. Aga sageli need sordid ei sobi näiteks suurtootmisesse või laiemasse kasutusse. Ta ongi jäänud kuhugi koduaedadesse paljundamiseks, kasvatamiseks. Ja nagu ma ütlesin, osad sordid on meil juba aastasadu püsinud, seega on nad ka vastupidavad. Panin siia mõningad pildid, et üks levinud sort, seda tegelikult väga, sordiaretajate mõistes ei ole ta sort, on, mis te arvate, mis seal vasakul pool on? Peipsi sibul. Ja nagu te näete, pildi peal on ka selgelt aru saada, Peipsi sibul on väga erineva kujuga. Ta võib olla ümmargune, ta võib olla ovaalne, ta võib olla veidi piklik.
ta võib olla kollane, pruunikakoorega, punakakoorega, et see ongi see asi, selline nüanss, mida tegelikult ei saa nagu öelda, et nagu sort on sort, sest ta on nii erinev. Aga siiski meie jaoks on ta pärandsort, sest ta on nagu kindlast piirkonnast pärit, sealt teda kindlate agrotehniliste võtetega kasvatatakse ja tal on oma selline kindel maitseomadus. Mis siis järgmine on, nagu võtsin ka lillede valdkonnast, mida tegelikult lilli me väga ei reguleeri, need on nagu sellised kergemate nõuetega, aga meie taluaedades, mõisaaedades on ju levinud kukekannus ja siin ees küll on veidi näha, ei ole küll lahtised õied, on ju ka ruuga päevaliili, et need on ju ka aastast 1800 midagi on ju igast taluaias oli ju, see oli nii lihtsalt. Panin ka pildina meie Polli aiandusuuringute keskuse sordivaramu kataloogis, kus oli siis ploomipuust kihelkonna, samamoodi aastast 1800, millegagi on see sort meil Eestis juba kasvatusel. Ja õunapuudest on siis suislepp, mis on ka nimetatud maasordina. Väikeses koguses lubatud pakendi suurused on küll slaidi pealkiri, aga kui me siis saime selle idee, et me võiks siiski lubada ka natuke suuremalt kui rohevahetuse raames neid pärandsorte levitada, et me peaks nagu leppima kokku mingisugused nõuded. Ja selle ettepaneku meile tegi mittetulundusühing Maadias. Et Soomes on juba aastal 2019 see kõik reguleeritud. Küll me siis uurisime nii Soome seadusandlust, uurisime ka Lätist, kus on väga levinud kollektsionääride vahel selline pärandsortide, vanade sortide levitamine. Et mismoodi nemad on lahendanud? Soomes näiteks oli pandud köögiviljad liigiti, oli sätestatud kogused jooksva meetri kohta. Meie hakkasime mõtlema, et me ei taha nagu pilli lõhka ajada, et lepime siis mingisuguse üldisema nagu koguse kokku. Ja siis me nagu arutasime ka siin erinevate inimestega, kes levitavad neid pärandsorte, kellel on neid kogusid, et põllukultuur ehk siis valdavad teraviljad, kartul, et nende puhul, kui 1 hektar, see oleks ikka selline juba väga suur kogus. Ja köögiviljakultuure siis 0,1 hektarit, et sellises koguses aastas võiks nagu siis üks ettevõtja neid toota ja turustada. Ja kuidas siis seda nagu selles mõttes, et need seemned on ju ka väga suur erinevuses, et söödakultuurid ehk siis heina ja kõrrelised õli- ja kiudtaimed, nende puhul panime siis selle pakendi suuruseks 10 kilogrammi, teraviljade seemnekartul siis 30 kilogrammi, köögiviljadest liblikõielised ehk siis need suure seemnelised hernes ja uba, nende puhul on siis 0,5 kilogrammi ja teised köögiviljaliigid siis 100 grammi oleks siis see pakendi suurus. See on siis see kogus, mida on lubatud ühe ettevõtja või isiku kohta siis aastas toota. Aga kuna sibulat ja küüslauku te ju seemnest valdavalt ei tee, neid paljundatakse ju siiski nagu küünega, sest selle puhul me siis tegime erandi, et need on siis nagu 10 kilogrammi, et ei ole nagu sellised väiksemad pakendid. Mis teave peaks olema pakendile märgitud? Tegelikult see on oluline ju ostjale, tarbijale, et tema tahaks teada, et kes selle seemne on tootnud, mis taimeliik seal sees on. Näiteks hernes. Sordi nimi oleks ju hea teada. Seemnete kogus või kaal, et kui suur see pakend on ja mis aastal on siis see toodetud, see seeme ehk siis saagi aasta. Ja
kohustuslik ei ole, aga iseloomustada siis seda sorti, et tarbija saaks siis teada, et kui kõrgeks ta kasvab ja kas ta tahab harjulist kasvukohta või nagu ikka on. Et me oleme ju harjunud, et meil on ju köögivilja seemnepakkidel lausa piktogrammidega, millal maha panna, millise rea vahega, et see on nagu sihuke mugav. Ja väikeses koguses neid vanu sorte võib turustada. Me arvasime, et ega siis puuvilja marjakultuurid on ju ka sellised, et neid oleks ju ka vaja juba levitada. Ja siis me tegime sellise valiku, et 10 taime ühe taimeliigi kohta. Ehk siis näiteks õunapuistikuid võib 10 tükki ühes aastas pärandsortidena niimoodi paljundada. Ja mis on siin tegelikult oluline, eriti just puuvilja marjakultuuride puhul, ärme levita taimehaigusi ja kahjurid. Et kõik see, mida me teeme, me peame meeles pidama ja jälgima, et ega meil on ju need sõbrad, kes tahavad ju kõik neid taimi ja seemneid. Ja et me ei annaks naabrile seda siis haiget seemet, kui me näeme, et see taim on haige olnud, siis me ei võta sealt seemet, me seda ei paljunda. Ja miks ma seda nagu igaks juhuks ütlen, et me oleme ju siin täna Maaelu Teadmuskeskuses, siin nad kontrollivad ja kõik need seemned, mida toodetakse, need on ju igasuguste haiguste ja kahjurite suhtes kontrollitud, neid on hinnatud, kas on mõningad asjad ka laboris, et kui te ka ise teete, eks me ise käime ju ka arsti juures kontrollima oma tervist, et kontrollige ka oma aias neid taimi ja neid saab ka laboris lasta analüüsida, et kas on. Et see on nagu oluline, et me nagu ei levitaks. Ja viimane slaidina enne siis, kui ma oma lõpusõnad ütlen, on see, et praegu on käimas siis Euroopa Liidu selle seadusandluse uuendamine ja miks ma seda räägin, on see, et kõike seda valdkonda reguleerib. Valdavalt on nad kõik direktiivid, mis on siis paindlikud, liikmesriigid saavad seda oma seadustega üle võtta ja üsna sageli on nad aastast 1960. Need on üsna vanad, aga samas süsteem tegelikult töötab ja kõik nagu on sektor on rahul, aga teatud nüansid oleks vaja nagu üle vaadata. Ja nüüd on nagu see seadusandluse ülevaatamisega on nagu väike selline probleem, et kui Itaalias on ühesugused tingimused kasvatamiseks ja Eestis on teistsugused ja kui me nüüd uue seadusandlusega kokku paneme, mis tahetakse teha määrusena, ehk siis see on otse kohalduv, me ei saa enam oma erisusi. Ja see on nagu üks probleem, mida mina ka Brüsselis praktiliselt iga kuu käies kogu aeg vaatan, et kui näiteks minu jaoks oli muidugi üllatus see, et Ungaris kasvatatakse riisi ja päris mitmesajal hektaril ja kui me nüüd selle määrusena teeme, siis me ei saa ka seda erisust, et me ei peaks sertifitseerima, et kui meil keegi tahab riisi kasvatada, siis tema peaks kohe sertifitseerimisnõuetele vastama. Et kuidas me seda teeks, aga eks me räägime läbi, mingisugused erisused võiks ju saada. Ja ka tegelikult see uus seadusandlus on samas suunas, nagu meie oma seadusega läksime, et lõpptarbijad või lõppkasutajad on see termin, mis seal kasutatakse, et nendele paljundusmaterjali või seemnete turustamisel, et teha erandid, et nad ei pea olema sertifitseeritud, neid võib oma tarbeks leebemates nõuetes toota ja kasvatada. Et sellist erandit tegelikult ka Euroopa Parlament väga surub, et me ei reguleeriks kõike üle. Arusaadav. Ja mis on paralleelselt meie nagu uue seadusandlusega veel seotud, kuigi see ei ole selle õigusakti teema, aga meil on uued sordiaretusmeetodid.
meil on sordiaretus ju arenenud ja sordiaretusmeetodid, mis praegu loetakse geneetiliseks muundamiseks, aga tegelikult meie sordiaretajad ütlevad, et see on looduses samamoodi toimuv, sinna ei lisata mingeid muid geene, taimi, ei muudeta selliselt, mis looduses ei sünniks, et need meetodid tuleks välja arvata. Ja seetõttu meil on nagu paralleelne seos, et me jälgime, et kuidas need mõlemad õigusaktid saaks siis selliselt, et need oleks väga mugavad kasutada ja meie sordiaretajad saaks neid siis ka teistel meetoditel sorte aretada ja see tegelikult on oluliselt kiirem ka, et ei lähe mitte enam 10+ aastat, vaid sihuke 5+ aastat. Aga see oleks sisuliselt lühidalt kõik, mida ma tahtsin seadusest rääkida, nii et nüüd olen valmis vastama küsimustele. Mina kahjuks ei saa öelda, et ma annan Terjele edasi. Ja palun. No liivikuldrenett on natukene teistmoodi. Liivikuldrenett tegelikult ei ole otseselt pärandsort, sest liivikuldrenett on sordina, on registreeritud ja tema on tuntud sort. Tema puhul, ma arvan, et on õige selles mõttes, et nad on ju üsna iseloomulik oma. Jah, liivikuldrenetiga ma võiks öelda, et minu oma aias on üks puu, liivikuldrenett muideks on minu lemmik õunapuu ja õunasort, mida valdavalt mina ainult sööngi, teised on mul teiste pereliikmete jaoks, aga liivikuldreneti välimus ja need maitseomadused tegelikult sõltuvad sellest pookealusest. Et see vana õunapuu, mis meil on alati sellised kollakad, nad on küll väiksemad viljad, punapõsksed tulevad päikse käes, aga teine, mis mul on hiljem nagu noorema õunapuu istutatud, siis sellel on sellised suured ja rohelised viljad ja nad lähevad siukseks klaasjaks. Ja see selgus, et see on tegelikult seotud sellele pookealusega, millele ta on poogitud. Ma hetkel peast ei oska talle öelda selle numbrit, mis see pookealuse nimi oli. Vot seda ma ei oska öelda, sest aastasajandid on, ma ütleks, mitte aastasajand, aga aastakümned on vahet, aga pookealus mõjutab väga seda, millele poogitakse ja kuidas. Jah. Jah. Raske uskuda, et kuldreneti seemnest on paljundatud. Võib-olla tõesti. Kas need on siis ka nüüd meie niimoodi aedadesse selliselt jõudnud? Eks need ikka tegelikult ju natukene nii nagu see Peipsi sibul, ta veidi ju varieerub, et õun on õun. Et kui keegi väga tahab, siis täpselt, meil on ju Polliaiandusuuringute keskuses on ju see kollektsioon-aed, et seal saab minna siis võib-olla selle õigema järgi, sest nemad on ikkagi geneetiliselt nagu Mul on näiteks väiksem, tugevam, aga tugevama maitsega versioon. Ma arvan, mul on sarnane.
noh, eks me kõik ju natukene muutume, et noh, jah, kõige õigem oli see kunagi 1700. Palun, kas on veel küsimusi? Jaa. Te mõtlete nüüd, kui Jõgeval maaelu teadmuskeskuse, no aga geenipangad ju väljastavad seemneid. Ei lubata seemet müüa või paljundada, keegi peab seda kinni maksma, algseemne suuremas koguses väikse paljundusega, kas või 10 kilo või 30 kilo. Miks see keelab? Ma ei ütleks, et see on keelatud selles mõttes, et algseemne paljundus on ju maaelu teadmuskeskuse, kui tema on selle sordi omanik või esindaja, siis nemad ju paljundavad neid. Nad ju uuendavad ju ka geenipangas neid. No see küll ei ole selle seaduse keeld, ma ütleks selle peale. Aga ma arvan, et see tegelikult ei ole ka seadusega keelatud, sest geenipangad tegutsevad vastavalt rahvusvahelistele lepetele ja geenipangad võivad küll oma materjali välja anda ja selleks on see spetsiaalne leping, mille alusel nad annavad. Kas nad just seda müüa tohivad, see on juba ise asi, aga nemad võivad seda anda välja ja geenipank ma arvan, et tegelikult üks nüanss võib olla ka siin, et see sort võib olla sordi omaniku poolt kaitse all ja siis seda ei tohigi paljundada ilma selle omanikud. No ilmselt on siis jah, ma pean täpsustama, kes see geenipangas seda siis on niimoodi väitnud, et no neil on väikeses koguses. Aga siis võtame teie kontakti ja vaatame siis geenipanga inimestega koos, arutame läbi, et kus see nüanss on, et mille alusel siis on kirjas, et ei tohi. Minu teada ei ole seda, aga siis uurime välja. Nii, kas on veel? Ei ole, aga siis tänan kuulamast.